Tere head kuulajad, Geeniuse digisaade on siin 30. detsembril aastal 2024 ja nagu te aru saate kuupäevast, see on aasta kõige viimane saade. Ja me võtame natuke pikema horisondi tänases saates, ei vaata ainult viimast nädalat või viimast kuud või viimast kvartalit. Meenutame, mis mälestustega me sellest aastast ära läheme, mis jääb meile meelde rõõmsa ja kurvana, mis tekitas meis huvi ja mida me arvame, et järgmisel aastal me kindlasti ei näe. Kogu sellest maailmast, mida me siin saates oleme katnud, telefonidest, algoritmideni ja autodest kuni kosmosetehnoloogiani. Selline saade on tulemas täna aasta viimase digisaatena. No nii, hakkame selle viimase saatega peale ja meil on väike üllatus teile ka, et kuigi meil on esialgne kolmik teile väga tuttav siin saates, nendeks on Hans Lõugas, mina, siis Meelis Väljamäe ja Glen Pilvre, siis me võtsime endale tänaks ühe uue saatekülalise, kes on võib-olla teile üllatuseks, sest et meie väga tore saatekülaline ei ole meil varem käinud saates ja võib-olla ta esmapilgult tundub, et ei peakski olema see, kes igapäevaselt on teile tuttav tehnoloogia valdkonna uudistest või sellest maailmast, aga me usume, et tuleb väga põnev saade, sest meil on külas Eesti muusikaprodutsent ja manager ja ka Riigikogu liige Kadri Tali. Tere, Kadri! Tere teile kõigile! Kas mul see sissejuhatus sinu kohta või lühi CV või sinu profiil tabas märki või kuidas sa ise ennast veel tutvustada tahaksid? Väga hästi tabas märki selles mõttes, et ma kõigepealt ikkagi olengi orkestri looja ja tulen sellist käsitöö valdkonnast. Nii et täna ma siin saates olen siis olen nagu innovatsiooni tegemas ka enda nagu ajus oppides. Et ma olen kirglik digividinate austaja alates siis autodest kuni kõik muude võimalusteni, aga teadmatus on ikkagi suure algustähega minu peas ka leidnud aset pikki aastaid. No me jõuame saate jooksul kindlasti pikemalt rääkida, kuidas sinu töös ja elus need asjad kuidagi kerkivad esile, on tähtsad või mitte, aga ma tegelikult viskan sellise küsimuse nüüd õhku kõigile meile neljale kohe, mis on kõige parem nii-öelda kõhutunde pealt vastata, kui aasta nüüd läbi saab. Mida te 2024. aastast kaasa võtate? Missugune mälestus või rõõm või tunne või emotsioon või uudis teilt nagu seda aastat meenutama jääb? Kes esimesena vastata julgeks? No arvestades sellega, et me siin täna neljakesi ja öeldes muide seda ka, et mäletame, et ikkagi taburet, see, mis seisab püsti on 4 jalaga, mitte 3 jalaga. Et siis ma tegelikult tahan öelda, et sellest aastast ma võtan selle nagu usu inimestesse. Et vaata, me oleme siin täna rääkimas digisüsteemidest ja asjadest, mis kergendavad inimese elu või siis loovad meile tulevikku ja teevad meile asjad kiiremaks ja loovad selle maailma, toovad peo peale, siis ikkagi see aasta minu jaoks on toonud selle teadmise, et ilma inimeseta me ei saa, et inimene on nagu keskne kuju. Nii et see on selle aasta 2024 minu suurim kinnitus. Mulle see on väga huvitav vaatepunkt, kas sa kuidagi pettusid siis inimestes sellel aastal või vastupidi? Vastupidi, et ma korraks tahan nüüd oma selle suurima armastuse ehk muusika juurde, et me hästi armastame rääkida, et arvutid ja süsteemid kõik juba loovad meie eest, aga pärast Covidit on siis võib-olla see 2024 esimene aasta, kus on nagu taastunud see kontserdielu ja kogu see tegelik publiku ja esineja vibe on ju. Et muidu ütleme nii, et see Covid tõi meile väga selgelt nähtavale digitaalsed vajadused ja oskused ja võimalused, aga viis ka ära selle fluidumi on ju. Ja 2024 on esimene, kus siis see kontserdielu on näidanud, mida siis tegelikult, mis see sünergia tähendab. Et vaata, kui sa võtad orkestri eest ära dirigendi ja jääb siis vaata see, kes dirigendi kõrval vasakul käel on, kui dirigent on seljaga publiku poole, siis vasakul käel esimene mees on orkestris esimene viiul, see on nagu ettevõtte tegevjuht on ju kõige tähtsam mees. Kui sa võtad nüüd dirigendi ära, et tema ise juhib orkestrit, siis tegelikult ju teos leiab aset, aga kõik on nagu natuke kindla peale välja minek, imet ei sünni.
vaata. Ja nüüd, kui sa võtad selle inimese ära, siis tegelikult see ongi, mida ma tahan öelda, et see 2024 minu jaoks on toonud just selle inimese vajaduse, et sa võtad siis imet ei sünni. Kõik toimib mõnevõrra teisiti, hästi nagu kaalutletult ja kaitstult ja ebahuvitavalt. See valdkond, millest sa räägid, on selline tore kuulda, rõõmustav, et me teame, et kui inimene on seal esinemas ja kuulamas, siis toimub mingi sündmus ja see jääb meelde. Ja mul seda kuulates ma kuulan poole kõrvaga aasta läbi, kuulan seda, mida toimub popmuusika maailmas. Ja popmuusika maailmas on põhiline, mitte mina üles korran oma kõrvaga, on see, kuidas mainstream ja igasugune popmuusika maailmas on põhimure see, et kõik kuulavad neid streamingu platvorme ja muusikuna sa nagu ei saa ära elada vist ja ma ei võta siin üldse muusika positsiooni, sest mina olen muusika tarbija positsioonis ja mina mõtlen, et need streamingu platvormid, Spotify on ikkagi täielik domineerija nüüd, aga teisi ka on teinud niimoodi, et sa ei tegele piraatlusega, vaid kuulad legaalset muusikat, maksad selle eest ja saad kogu maailma muusikale kohe ligipääsu, et see on nagu imedemaa. Pole varem kunagi nii hea olnud elu, aga need muusikud ütlevad, et millal see Spotify ajastumet läbi saab, millal see streamingu teenuste värk läbi saab, et sealt ju nagu ära ei ela ja kogu see asi ei vea. Et ma ei tea, kas sa seda oled ka kõrvalt tähele pannud, et sellised elektroonilised ja digitaalsed muusikaplatvormid on nagu ajutine nähtus? Ütleme niimoodi, et tegelikult sul on väga, ütleme, et see loomingu tegemine võtab nii palju aega, enda vormis hoidmine võtab nii palju aega, et see on nii kallis ala, et siin on sul õigus, et tegelikult üks kontserdipilet või kontserdi andmine võiks olla nagu midagi hoopis teise kaaluga, aga samas jälle, et ei ole mina seda meelt, et kõik need platvormid ikkagi teenivad muusikut edasi ja on sama eesmärgiga, et sellist kvaliteeti, mida üks elav kontsert annab, seda asendada kunagi ei saa ja mida rohkem seda muusikat meile koju kätte või lähedalt või kiiresti tuleb, see on muidugi hästi tervitatav. Ja ärme unusta ära ka seda, et mis on nagu agentuuri ja managemendi vahe. Agentuur, eks ju, müüb, manager kujundab artisti tulevikku. Et sama on ju vaata nende streamingute ja muude selliste platvormidega on see, et kes keda müüb ja millistel alustel ja millised need õigused on ja mis siis tegelikult, et kus sa midagi, ja ma arvan, et see turg paneb võib-olla asjad paika, nii et mina arvan, et tegelikult seda igale muusikule ausalt öeldes tuleb ka mõelda, et kes kellele ka kontserdile pileti ostaks, on ju. Tead, sellest jutust ma saan kohe muidugi kinni võtta ja võiks nüüd terve saate rääkida, et see oli väga hea point, just nimelt vaadata sellise muusika, artisti ja inimese pilguga seda aastat, sest kui ma hakkasin selle taustal mõtlema, mis juhtus aastal 2024, siis vaieldamatult juhtus see, et tegelikult hakkas tegema AI muusikat ja ma saan kohe heldimusega meenutada, kuidas ma tegin Kati Karu või täpsemalt tegi selle AI, see oli vist aprillikuus ja ikkagi minul vajus lõug täiesti lauani, et mul oli võimalik lihtsalt öelda, et tee mulle mingi lugu ja sealt tuli see lugu, ilma et ma oleks ühtegi klahvi puudutanud. Et see oli ikkagi, see oli täiesti ebareaalne ja need platvormid on tänaseks arenenud suure tüki veel edasi. Nüüd on võimalik juba seal mingeid osi vahetada, stemme nii-öelda ridasid lahti võtta. Kõike seda ilma pilli mängimata, see on ka muidugi metsiku debati nagu käivitanud, et kes on nüüd siis autor ja kes on nüüd siis looja ja nii edasi, et see juhtus kõik sel aastal ja muide, mis veel juhtus sel aastal. Eestis käis selline tore artist nagu Jacob Collier ja kes ei ole seda meest kuulnud, kes on kõigest 20-ndates, see on täielik Mozart täna ja tema nagu tõestab minu arvates praktiliselt täna maailmas ühena väga eredalt, et inimene on metsikult oluline. Et tegemist on geeniusega, kes põhimõtteliselt valdab kõik pille ja muusikat niimoodi, et sa vaatad seda suu lahti ja saadki aru, et ühelt poolt on justkui AI, aga teiselt poolt on olemas selline geniaalne säde just nimelt inimeses, kes nii-öelda hüppab siis sellest AI latist üle mängleva kergusega, samal ajal kui massid tunglevad seal all, eks ole, et omamoodi kuidagi tekkis siuke hästi suur kontrast, et sa näed, kuidas sellised tõelised talendid
nagu metsikud eristuvad ja teisalt need tõelised talendid on saanud oma hoo sisse ka jällegi just nimelt läbi interneti, eks ole, et Jakob Collier alustas siin mingisugune 10+ aastat tagasi ja videod ja mis ta tegi just nimelt läksid YouTube'is viraalseks, aga loomulikult sinna ette käis ilmselt väga suur pühendumus ja harjutamine ja ta on ise rääkinud, kuidas ta seal juba 7-aastaselt möllas, eks ole, Cubase'iga ja siis 11-aastaselt hakkas seal Logikuga asju tegema ja nii edasi, et loomulikult on tegemist geeniusega, aga kogu see netiplatvorm andis talle jällegi sellise võimaluse olla nähtav. Et see on niisugune huvitav nagu vastuolu või kuidas ma ütlen, kooslus. Raul Saarmets ütles vist, et see AI on nagu süntesaator, sest üks nagu instrument, millega muusik teeb muusikat. Kas Jakob Collier teeb ka siis AI-ga muusikat? Kas see nagu on muusiku selline instrument? Ta ei tee AI-ga absoluutselt muusikat, aga ta kasutab meeletult palju tehnoloogiat. Et ta ongi selles mõttes selline tüüp, kelle kohta on palju küsitud, et ta kuidagi metsikult hästi omavahel kombineerib nagu sellise, kus ma ütlen, inglise keeles on nagu cutting edge või sellise täiesti viimase peal süntesaatorid, vokaali, töötlussüsteemid, nii edasi. Et ja teistpidi sellise inimliku loomingu nagu pillimängu lihtsalt, kas või akustilised, eks ole, olgu need siis kitarrid, bassid, klaverid, mida iganes, eks ole. Oskus on enne olemas ikka. Oskus nagu olemas jah, aga just seda on nagu äge vaadata, et kui inimesel on nagu nii, et nii-öelda ta nagu elab ja hingab nagu muusikat, eks ole, nagu tavalised inimesed räägivad suust sõnu välja, siis tema on võimeline rääkima sealt välja noote ja mõtteid, et see on alati äge, et ühesõnaga selle jutuga ma kuidagi jäingi mõtlema, et aasta 2024 on minu jaoks nagu väga selgelt tõi selle kontrasti välja, et kuhu jõuab tänane selline inimgeenius ja kuhu on jõudnud AI ja ma ei taha nagu üldse öelda, et AI ei jõuaks kuskile, et see on võib-olla täitsa hirmu äratav, et selle aasta jooksul on näha, kuidas AI teeb muusikat ja ta teeb seda enamik muusikutest, ma julgeks nagu väita paremini, enamik sellistest tavalistest muusikutest, et aga teistpidi ta annab inspiratsiooni ka, et olles ise eksperimenteerinud siin selle katikaruga niimoodi nullist lõpuni välja, teisalt ma olen ka ikkagi proovinud teda kasutada ja kasutanudki selliste nagu poolfabrikaadina, nagu sa Ants küsisidki, et seda saab ka kasutada oma töös, täpselt nagu süntesaatorit, et sa tellid sealt mingisuguse tüki, võib-olla tuleb sul mingi jube hea idee, sa paned midagi juurde ja ega ameeriklased ju täna selgelt selle üle vaidlevadki, et ütlevad, et autorlus tekib alles siis, kui inimene on sinna pannud midagi juurde, et kui inimene justkui nagu pole seda modifitseerinud, siis justkui ongi see täitsa autorluse vaba, et see on muidugi täitsa omaette selline suur ja huvitav valdkond, mis on ka just nimelt sel aastal hakanud veerema, et varem oldi väga selgelt seda meelt, et kõik, mida justkui inimene teeb, on tema oma, aga vaat nüüd on meil taskus selline AI, mis teeb ju meie asemel ja nüüd ikka hakkab siis järjest enam nagu kuulma seda, et see vist ei ole siis ikka päris inimeste oma, kui AI seda teeb, eks ole. Vaata kui huvitav, et sa sellest räägid, sest tegelikult vaata kui varem oli niimoodi, et keegi ei osanud aimata, kui oli teos kirjutatud, siis ikka oli nagu inimkäsi seal vahel, eks ju. Et täna on nii, et kui midagi väga head kuuled, siis mõtled, et huvitav, kas see äkki on kellegi teise kirjutatud, äkki on AI kirjutatud, et see on ka nagu hoopis teised nagu kaalutlused. Aga mis on huvitav, et üleüldse ma korraks hüppan siin kõrvale näiteks, et tegelikult vaata maailma suurtes ooperimajades, et kogu asi ju liigub tegelikult selle digitaliseerimise ja hoopis töövaldkond on hoopis teissugune. No ma korraks hüppan teiste device'ide juurde, aga et kui me aastaid ju oleme kui üks korralik ooperimaja, ma arvan juba noodirentide peale kulutab, ma ei tea, 1 miljon aastas, eks ju, ma ei tea, hästi suured mis summad. Mis see on siis? Renditakse noodid esinemisteks? Näiteks, ma toon näite, et sa teed, eks ju, Mahleri teist sümfooniat või Mahleri esimest sümfooniat, ütleme üks orkester, siis selleks, et seda kasutada, sa tellid kirjastajalt, eks ju, need õigused esituste tarvis ja see originaalnoodid ja siis need saadetakse sulle. Iga ooperiga on samamoodi. Nüüd tänapäeval minu hea sõbra loodud Score Music näiteks ja neid
neid platvorme on veel, sul on võimalik digitaalselt need saata. See muidugi eeldab tehnilist parki, eks ju. Ja mina siis olles, mida siin ei maininud, et ma olen muusikamanager, aga ma olen olnud ka Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri direktor ja pärast seda aastatel 2014 kuni 2017 Soome Rahvusooperi ooperikoori direktor. Ja see nüüd, siin tuleb see huvitav asi sisse, et on hästi tugevad ametiühingud, hästi palju toimub ka lava taga ja seal on pime. Ja ooperikoor on see, kes siis laulab ju soolosid ja laulavad kõik kooriosi ja tantsivad ja mis iganes. Ja nüüd on sul äärmiselt oluline, et sa ei tassi seda kladet ju paksu nooti, et enamus on peas, aga kui näiteks taga sellest lava tagant laul, siis kus sa selle valguse võtad? Ja nüüd need kõik võimalikud nootide sellised saatmise võimalused on ju tohutu arenguvaldkond. Ja tegelikult tulevik on ikkagi seal, et sa saada pilve kaudu, saadad neid ja ju erinevad häälerühmadele, erinevatel pillidele, dirigentidele partituurid. Ja nüüd tuleb ka sisse see inimene, minu õde, dirigent, tahab ikkagi käe all tunda paberiteks. Ta juba vaatab, ütleme, poole ooperi pealt katsub, et kas on pool jäänud veel partituurist, et kas sul on nagu see, aga tegelikult, sest et pääd seda ei võimalda. Mäletame veel, et inimestel on silmamälu, sul peab olema nagu 2 poolt, et noot on vasakul ja paremal, sul on need pöördekohad ju, et kus sa seal viiuli passaažid mängida üle või nii edasi, et kuidas need on kirjutatud. Nii et need kõik asjad arenevad kogu aeg, aga tulevik kindlasti on sinnapoole, et mängitakse päädidest, et see on päris selge. Kuidas täna on? Kas seal, kui sa seda mainisid, kas täna ongi siis muusikutel ees iPadid või tahvlid või? Paljudel on ja näiteks Eesti Filharmoonia Kammerkoor kasutab Sko Musicit nagu selgelt kasutabki seda võimalust ja see räägime, milline sääst see on esiteks, eks ju, et noodi, need kõik need pakikulud, eks ju, paberi, sa ju teed koopiad ka, sa teed oma märgid ja mis veel muide on võimalus, et üks asi on see, et sa küsisid mu käest, et ma rendin noodid, ma näiteks rendin, ütleme seal Mahleri 1000 sümfoonia, eks ju, aga nüüd orkestri managerina ma jagan need noodid laiali, me teeme sinna märkmed sisse, nüüd ma saadan projekti lõpuks selle tagasi kirjastajale, Kaplan Foundationile. Aga nüüd, ütlen 5 aasta pärast tahan ma uuesti selle esitada, aga kõige suurem väärtus ei ole mitte see teos ja see noot, vaid kõige suurem väärtus on need märgid. Poogen läheb alla, poogen läheb ülesse ja näiteks kui seda Neeme Järvi dirigeerib, sa tahad säilitada Neeme Järvi vaatenurga. See on see, mida AI ei tee. See on see, mida saab ainult inimene teha, minu kunstiline nagu nägemus. Kas mu keel, kuidas see läheb, millised on kaared, kus see ime sünnib tegelikult, kus see liikumine on, vibratsioon, see, mis jõuab publikuni, see, mis on üldse loomingut väärt. Ja vaata nüüd tuleb see asi sisse, et kus sa taastad need strihid, eks need bowingud või need märked. Ja see Sko Music võimaldab muide, et need märked jäävad sulle alles. Ehk et sa tellid uuesti noodid, sa paned need lihtsalt kleebid uuesti peale. Iga pilli siis rühmal on see klarnet, on see, ma ei tea, ja kontsertmeistri rida on eraldi, dirigendi rida eraldi. Et need on fenomenaalsed võimalused, mida tänapäeval juba tehakse. Küll aga on see natuke see, et kui sa lähed lavale, sa nagu tahaksid, et seal on ka paber, eks ju. Et sul on niisugune tunne, et tuled lähevad kustu, sul kõik kaob ära. Kuigi see on ju pilvelt alla laetud ja see tegelikult ei kao sealt kuhugi, aga ikkagi see tänane kuidagi inimpsüühika toimib nii. No samal ajal, kui see sealt ära kaob mingisugusel ebaselgel põhjusel, siis on ju muidugi pahasti vist. No selleks tuleb, ütleme nii, et täna ikkagi tuleb sinna puldile varustada siis ka, kui elekter ära kaob, siis sa mõtled, eks. Siis on nagu pime, siis enne nooti ka, oleme ausad, eks. Seda küll, jah. Ja, et selles mõttes tuleb ikkagi panna siis, kui just arvuti ei ole päris täis või päed on tühi, siis ütleme, need ka ju kogu aeg ikkagi võimalused on juhen taga lihtsalt, eks. Aga kas, kui me siin rääkisime popmuusikast ja nüüd sa mainisid siin kuulsaid sümfooniaid ja tegijaid. Kas AI ei ole veel mõnda sümfooniat kirjutanud või? Tead, kindlasti on. Ma tunnistan sulle, et ma kindlasti on ka ette kantud. Ma olen päriselt seda meelt, et võt jälle kodune töö on tegemata antud hetkel. Võt nüüd mina tulen seda, ma arvan, et AI kindlasti on juba väga palju asju ära teinud ja on katsetatud ja kõik. Ma lihtsalt arvan ja olen üldiselt seda usku, et kõik need võimalused on nagu sellise hea proovimehhanismi ja sellise katsetuse hea vorm. Ma ju piletit sinna ei ostaks, eks ju. Lepime kokku. Mul piisab teadmisest, et see ei ole nagu looming.
aga samal ajal ma jäin nagu mõtlema, sorry, segan vahele, et iseenesest kui tõesti ma nüüd tellin sümfoonia selliselt AI platvormilt, aga seda esitavad väga andekad inimesed muusikutena, see võib ju päris huvitav olla. Sul võib õigus olla, ma ei oska sulle seda öelda, sellepärast et tead see, et ekslikkusel on väga suur võlu. Eks vigades on väga suur võlu. Et selles mõttes see vaata, Bach kirjutas mingite süsteemide alusel, on ju. Ega see AI võtab ju need inimese tegelikult need mõeldud valemid välja, on ju. Et ega ta seda, näiteks Neeme Järvi tuleb lavale ja ma just võtan Neeme Järvi sellepärast, et vaata, kui sa oled üle 500 nagu laadistuse teinud, eks ju, siis ja sul on suur ja rikas karjäär selja taga, siis sa võid endale igasuguseid asju lubada. Tema võib näiteks võtta Brahmsi esimese sümfoonia, võtta topeltkiire tempo näiteks. Ja mis siis juhtub, on see, et sa võib-olla seda salvestust ei taha nagu endal osta, aga seal kontserdil tahad sa olla, sest vaadata nende inimeste silmi ja seda meeletut kiirust ja seda värevust ja seda ütleme, seda olümpiadistantsi, mis sellel hetkel sünnib, on ju. Võt seda meil AI ei võimalda. Eks? Et sa saadki selle nurgad sirge või täpselt mängitud, kõik need, nagu öeldakse, et sa seda lauset ei kuule seal. Aga võib-olla kuuled, võib-olla ma olen veel natuke vanaaegne. Ei, see on väga õige tähelepanek, et kui me siin ka aasta keskel sellest AI muusika asjast rääkisime ja ma neid katsetusi tegin, siis ka kuidagi sai minust jõutud just selle mõtteni, et ega tänapäeval on ju päris palju valdkondi, kus mõistus või tehismõistus tähendab, teeb ju asju paremini, alustame malemängust või kust iganes, eks ole, et mis ei olnudki otseselt veel nagu AI, aga inimestel kipub olema huvi vaadata inimest. Ehk et kui meil mängiksid robotid jalgpalli ja lööksid nagu sekundis 5 väravat kogu aeg, siis lõpuks tegelikult see ei huvita nagu inimest, et samamoodi nagu täna olümpiamängudel ikkagi mehed ja naised jooksevad ja hüppavad, eks ole, olgugi, et võib-olla varsti võiks robotid joosta palju kõrgemale ja hüppavad palju kõrgemale. Et eks paratamatult ongi see sama hetkel, kui ma vaatan siin sellist Jacob Collieri, siis ma nagu samastun inimesena, ma tajun, mis on inimese võimed ja ma näen, et see on inimene, et kui varsti on selline mees nagu robot või naine, siis tegelikult mul kaob huvi teda vaadata, et samamoodi on nagu näha ka praegu nende muusikaplatvormide puhul, et kui alguses tundus, et oi kui äge, et teen nii kergesti lugusid, siis täna on see on nii kuidagi, mis see sõna on, satureeritud, et tegelikult seda AI tehisintellektikraami on nii palju ja kui see on puhtalt sellega tehtud, siis tegelikult see nagu, see justkui nagu jätab nagu külmaks, olgugi, et ta võib-olla on kohati väga sädelev, et ma seal näengi võib-olla seda kohta, et need loojad, kes seda justkui kavalalt ära kasutavad, ehk et kes võib-olla panevad sinna midagi juurde, natuke teevad midagi ringi, aga ütlevad, et mina tegin seda, inimene tegi seda ja inimesed kuulavad seda hoopis teise kõrvaga, absoluutselt teise kõrvaga. Ehk et kui sa seda natukene ümber vormistad, sa saadki sealt sellise inspiratsiooni sädeme kätte, aga kui sa ütled kõigile, et see torust tuli ja ma sain ise vahepeal võileiba ja see sai valmis, siis see ei huvitagi kedagi. Kas probleem ei ole see mitte selles, et tekib hunnik inimesi, kes kasutavad loomingus AI ja siis nad ütle seda, vaid jätavad kõigile mulje, et ma ise tegin. See võibki vabalt olla, sest ega täna ka tööriistana ju, me kõik teame, et võib-olla kavalam inimene kasutab teravamat nuga ja lollim nüsib nürinoaga, et ega lõpuks see kindlasti sinna jääb, aga eks siin tulebki kuidagi see piir tõmmata, et sa nüüd päris pettusega ei tegele. Vaata, aga täna ju koolis õpetajad ka ju arvavad, et tark laps ikkagi nagu kasutab AI abi, on ju, et see mõttes nagu, et täna ongi muutumas see teistpidi, et eks see andekas inimene juba tegelikult hakkab juba tõestama, et looming on tema oma, et see on tegelikult hästi huvitav aeg praegu. Ja ma tahtsin öelda, et tegelikult mina leian ennast Riigikogus istudes mõttes, et kui obstruktsiooni ajal ikkagi tuleb väga sorava argumenteeritud kõnega, siis ma jumala eest mõtlen, et siin on käinud ukse taga abi otsimas, eks. Ja ma arvan, et ma ei eksi. Aga kas see ei ole mitte hea uudis? See on ju suurepärane, et meil kaob ära selline põhi kvaliteedi mõttes kõige halvem. Olgu me räägime mingisugusest loomingulisest, ma ei tea, esseed koolis, mida õpilased peavad kirjutama, kõned Riigikogus, kuhu pole üldse vaeva sisse pandud, mis on täielik jamps või ükskõik millest, sest et igaüks võib öelda, võtta selle digitaalse abimehe, öelda talle, et koosta mulle nende punktidega nüüd midagi, mis see tekst olgu ta kõne, olgu ta mingi essee, olgu ta midagi, mis iganes. Et sa tead, et baas selline sisu, ükskõik mis formaadis ta on loodav, aga sealt esile tõusmiseks on vaja mingisugust
nagu sellist puudet. Ma olen nõus, aga nüüd kujutan ette, meil on Riigikogus 101 inimesteks ja ideaalis minu arvates võiks olla ikkagi inimesed oma ala eksperdid või mingid tegijad sellised, kes omavad väga selget arvamust sellest, mida nad rääkima hakkavad, on ju. Nii et nüüd mina näiteks tahaks loota ja on suur pettumus, kui see nii ei ole ja ma kardan, et see nii ei ole just. Et näiteks lähen rääkima, eks ju, teemal siis Estonia juurdeehitus. Ja nüüd mina päriselt nii nagu kunagises kirjanduse tunnis või eesti keele tunnis oma 25 leheküljese essee püüan siis A4-ks kirjutada, et see mahuks teatud minutite sisse ja räägin siis, vaatan kõik, kuidas see muinsuskaitse ja kuidas, millised instruktsioonid maailmas, mida see UNICEF tegelikult nagu, mida see UNESCO ikka tegelikult seal, kõik organisatsiooni nimedki lähevad segamini. Et tegelikult, et see, mina siis päriselt viin ennast kurssi nende asjadega, mis takistavad täna uut juurdeehitust, on ju, ja mida mina tahan sellega öelda on see, et mul läheb kordades rohkem aega, kui see ukse taga käia, kes vajutab nuppu ja tahab lihtsalt nagu mulle vastu vaielda nende argumentidega, mida on siis nagu süsteemidele öelda, eks. Aga teistpidi ikkagi, kui sina nüüd tahad ka sellist sisukat ülevaadet teha, on sul ju ka ikkagi, ma arvan, pigem see lihtsustaks sinu tööd, kui sa saad oma argumendid siis öelda nii-öelda AI-le, ta teeb sulle juba sellise tooriku enam-vähem valmis, sa saad vaadata, et see oli natuke vale, teeme seda natuke pikemaks, seleta seda lahti ja ta tegelikult on ju tööriistana toimib. Ja ilmselt küll, aga sealt ma ei leia näiteks, et seda ma ei saa, et näiteks, et okei, et aga siis Euroopa Nostra on katusorganisatsioon muinsuskaitsele, kes meil siin torpedeerib kõiki ja kõike ja bastionid ja mullavallid on olulisemad kui inimene, on ju. Ja nüüd mina siis, aga ma saan teada näiteks ise oma nagu researchi tehes, et näiteks selle sama Euroopa Nostra organisatsiooni juht on 10 aastat olnud ei keegi muu kui Placido Domingo ooperilaulja, on ju. Ja tema umbes see, kes on öelnud, et muinsuskaitse on mõeldud tulevastele põlvedele, eks ju, ja inimestele, mitte müüridele ja mingitele põhuteatritele, eks ju. Et siis saad aru, see on mängu iluna. Kui me juba sellest Riigikogu juttu siin räägime ja sellest aastast ja AI-st, et on seal siis, kas midagi juhtus ka seal sellist, et nüüd siis sa ütlesid juba, et võib-olla keegi tuleb ja peab mingisuguse ettekande, mis on tulnud siis ainult arvutist, et kui palju sa seda näed või? Kas AI on ka nagu rohkem kui ainult sõnavõttude või kõnede tasemel, et kas juba ka seadusloome on seal, et see tehisintellekt aitab kokku panna mingi eelnõu? Seda ma arvan, et ei ole, aga ma ei julge väita, aga ma julgen väita, et seda ei ole, need on ikkagi inimeste tehtud ja oleks palunud, et ta ütleme veel pikka aega seda aga on. Vaata enne, kui siin Meelis mainis ka seda, eks ole, et kas see piir jookseb siin, et võib-olla keegi teeb, aga ei ütlegi. Päris kindel, et neid pikki trahte kirjutatakse selgemaks ei abi kui praegu. Ja võib-olla on keegi kaval, ütleb, et teeme sellise seaduse, aga tegelikult istus ta samal ajal kuskil vetsupoti peal, kui AI tegi, eks. Meil on ju teada neid olukordi, kus on nii-öelda erinevad välised abilised õigusbürood või ise konsultatsioonibürood, mis see kõige kuulsam meil oli Uberi eelnõu või kus oli ka, aitas keegi selle kirjutada valmis. Aga miks maksta 4-kohalisi või 5-kohalisi summalisi mingisugustele kallitele konsultantidele, kui võib-olla saab selle, mis see Glen maksab, 30 eurot kuus on see kõige targem AI? 200 vist küsitakse täna selle Pro mudeli eest, aga saab ka odavamalt kindlasti. Meie õnneks on vist siiamaani selles kontekstis see, et need tööriistad ei ole veel päris samal tasemel, kui on need kalli konsultatsioonifirmad, aga küll nad ka sinna jõuavad kunagi. Ma arvan, et seni, kuni nad ei ole päris samal tasemel, võivad ka nad nagu, ütleme, miks joosta, kui ollakse valel teel, eks ju, et läheb nagu vales suunas. Aga see on küll huvitav asi, et kui me räägime näiteks nagu Riigikogus üks lihtsamast asjast nagu stenogramm, eks ju, mida ta ju teeb arvuti, siis näiteks ei ole üldse palju vaja, et sa räägid, eks ju, seal võro keeles või et kus ta lihtsalt mitte mõhkugi enam aru ei saa, on ju. Et neid katsetusi on ju küll tehtud, et ütleme, seal natuke mingit murret harrastad ja seal ei ole võimalik sinust enam aru saada. Ja on aga ka juhtunud see, et näiteks, Hans, sa tahtsid öelda? Põhjaeestlasena tahtsin öelda, et see on täielikult inimlik probleem, et ma ei saa võrukastest midagi. Jaa, ma mõistan, minule muidugi pakub see tohutut pinget ja mulle väga meeldib murded, nii et mina saan aru. Ma just eile täitsa puhtjuhuslikult ka jällegi ChatGPT kiusates tekkiski seltskondlik huvi, et kas ta võru keelt räägib.
ja siis ma küsisin, kas ta räägib ja no kurat rääkiski. Selles mõttes, et Võru murrak tuli täielikult, mingid probleemid. Ta ise küll ütles, et ta on tagasihoidlik, ta hästi ei oska. Aga igasugused ommid ja iid ja muud asjad tulid, nii et ma ei saanud isegi lõpuks aru. Et nii et eks see on ainult aja küsimus, ma arvan muidugi, kui sa mainisid, et mida teed täna arvuti, ta läheb järgmisel aastal veel targemaks ja ilmselt ka see pool, kes seda stenogrammi teeb, täna vaevalt see nüüd kuskil Ameerika serverisse läheb, see on vist ikka mingi kohalik süsteem. Ta nimi muide on Hans. Ah jaa, nii, tuleb et meelde. Sul on nime, jah, et sa üldse tead, et ma ütlen nüüd kohal, sa võid teda tervitada. Ma kiidan Hans. Ta saab aru muidu kõikidest keeltest põhimõtteliselt. Selles mõttes vaata, me ju seal ikkagi eesti keeles, eks ju, aga ma ei ole võõrkeeltes, aga igal juhul seal jah, siuksed võro keeles ta igal juhul Igor Taro seal pidevalt teda nagu jooksutab selles mõttes, et pakub talle tegemisrõõmu. Et sealt tuleb, ta kusjuures teeb tööd palehigis, aga sealt tuleb kokku teistsugune üllitis. Aga see on võib-olla minu arust see kokkuvõte, mida mina võtan kaasa sellest aastast, et need tööd, mis me anname AI-le, hakkavad selguma. Te rääkisite siin loomingust ja ma ennustan, et see debatt kahaneb edaspidi. Et kuidas ja mis AI asendab meid loomingulises töös, aga need kõik sellised nii-öelda justkui maised tüütud ülesanded, inimese kuulamine ja stenogrammi kirjutamine, võib-olla ka tõlkimine. See loominguline element on, me tahaks, et oleks väga väike, et ära tee palun loomingut, palun lihtsalt kuula, pane kirja, mis sa kuuled ja anna meile siis võib-olla kas kogu stenogramm või kokkuvõte. Ja need tööd, need hõlbustavad inimese elu nii palju, teevad ligipääsetavamaks seda, mida toimub sealt saalis tehakse. Absoluutselt ja vigade tegemise variant on, eks emotsiooni võtad tagant ära ja jäävad puhtad faktid, on ju. Siis on nagu faktid segavad meie argumentatsiooni ja vastupidi. Aga täna siis meil veel sellist taustal, ütleme, AI-le otsustada justkui nagu ei lasta, et sinna me ikkagi veel ei ole jõudnud. Ma isegi ei mõtle, et ta nagu teeks lõplikke otsuseid, aga ta aitaks otsuseid kallutada. Et võib-olla iseenesest ühe vaatepunktina on see võib-olla mõnes mõttes objektiivne. Et ma täpselt ei oskagi seda küsimust teistmoodi sõnastada, et inimestel on omad arvamused omadest vaatepunktidest, aga võib-olla selline inimeste ülene AI, mitte et tal on nagu lõplik otsustusõigus, aga ta kaalub neid aspekte kuidagi väga neutraalselt ja annab võib-olla ka ühe vaatepunkti sinna nagu kõrvale. Glenn, kas sa päriselt arvad, et ta nagu populismi tunneb ära või? No ma nagu arvaks, et kui ta täna ei tunne, siis ma arvan, ta võib-olla juba ülehomme ikka tunneb, et mul on nagu mulje jäänud nii palju, kui ma olen siin torkinud erinevatest külgedest, ütleme siis teda või seda, et ta nagu kohati on väga läbinägelik, aga teistpidi jah, ta on ka kohati võib-olla naiivne, aga samas on see jällegi nagu aja küsimus, kus me täna oleme, et aasta või poolteist tagasi või isegi paar aastat tagasi tundus see ju täielik utoopia, et mingisugune nii-öelda masin üleüldse mõistlikku juttu räägib. Et vaata, inimene ju ei tunne populismi ära sageli, eks ju, et selles mõttes oleks küll hea, kui masin nagu hakkaks seda tegema, et siis oleks see viidud miinimumini tõesti. Aga ma kardan küll, et tegelikult selline, et kuna ikkagi seda ju arendab ka ikkagi inimloomus on ju ja oskused, eks, et siis ta paneb kogu selle eksimuse ka sinna sisse ja mingid erapooletused ja erapoolikused. Nii et see saab olema huvitav elu, ütleme, mitte aeg, vaid elu. No võib-olla veel natukene sellest valdkonnast rääkida, sealt vaade Toompealt ülejäänud maailmale elule ja sellest AI teemast rääkides, et minu jaoks on ka ikkagi, kui ma ei mõtle konkreetsele uudisele, need konkreetsed uudised on meil aasta läbi tulnud, aga kokkuvõtte peale siis on selline tunne, et Ameerika ettevõtted, eraettevõtted investeerivad tohutult sinna ja me näeme neid vilju, me näeme neid äppe, mis tulevad meie telefonidesse, neid teenuseid, mis nagu on iga paari kuu tagant jälle teevad sellise 7 penikorma hüppe edasi. Ja Euroopast neid ei tule. Küll aga Euroopast tulevad neid teateid, et kuidas me võiks rohkem panna piirangud peale ja reegleid peale ja selle peale need eelkõige Ameerika ettevõtted, kes neid läbimurdeid teevad, ütlevad jah, me jälle tõime välja ühe mingisuguse super äpi teenuse targa algoritmi. Aga nüüd Euroopasse me seda ei toogi, on ju. Teil on ju need piirangud seal peal, et see on nagu siuke muuseum, mis me loome siia. Parim näide ongi Apple siin, eks ole, kes tõi välja just sel aastal siis oma suure pauguga metsiku uudise nimega Apple Intelligence, aga kui hästi läheb, siis on see Euroopas vist aprillikuus ja täpselt need OpenAI uudised ka, kõik millest me siin oleme ju rääkinud, on kuidagi lonkavad ühte jalga kogu aeg, et millega Euroopa tegeleb, jah. See on väga hea püstitus. Kas mitte ei ole äkki vastupidi minu nägemuses, et
Euroopa nagu selle ajast ees ja teised ei ole järgi jõudnud veel piisavalt kiiresti. Ma tahaksin tsiteerida ühte seda ütlust, mida on palju öeldud, aga minu arust see on nii hästi võtab tänapäeva maailma kokku, et kui Ameerika innoveerib, siis Hiina kopeerib ja Euroopa kogu aeg reguleerib. Mina olen ka Gleniga nõus ausalt öeldes ja Hans, et Meelis, et selles mõttes ma võiksin ju olla tegelikult räägin siin digist, aga olen ise teen usinasti puulusikaid, eks ju, käsitsi. Et siis ma tegelikult tahaksin Meelis olla suga nõus, aga ma kardan, et ja ma usun siiralt, et tegelikult Euroopa need reguleerimisega on sellisesse mastaapi mindud, et me tegelikult ei ole varsti konkurentsivõimelised, me oleme 15 aastat maas, eks ju, Ameerikast ja siis kogu meie Eesti olemus selline tragi ja kiire digiarengu maa on ju, et on tegelikult juba isegi ka Põhjamaast nagu natuke seal, et meie see alalhoidlikkus on minu meelest võib saada meile saatuslikuks, nii et ja liiatigi me paneme nagu minu meelest ettevõtetele nii suured rollid ja nii suure vastutuse, et me nagu tarbijalt püüame seda kõik ära võtta ja näiteks ehe näide, et ütleme, kui sa seal, ma ei tea, mänguasjade tööstuses, et eks ju rääkivad nukud on ju, et seal võtad vastutuse, et mida ta seal suust välja ajab on ju, samal ajal teades, et tegelikult võib sulle sama juttu hakata külmkapp või siis pesumasin rääkima on ju, et aga et sa ei saa panna seda. See tekib ju küsimus, et kelle vastutus see on, et see ei peaks olema minu kui tarbija või isiku vastutus, mul ei ole sellist pädevust, see peaks olema selle tootja pädevuses ja tema vastutada, et kelle vastutus olema peaks sellisel juhul. Inimene suures mastaabis inimesel on õigus olla loll, eks ole, et sa ei tohilt ära võtta. Aga siis on ka vastutus, et sa oled lolli otsused teinud. Tegelikult on see nii fundamentaalne maailmavaateline küsimus. Meie elu läheb üha keerulisemaks. Sa ostad lapsele nuku, see on üldistus, ma konkreetselt mudelit ei tea, aga ma arvan, et sa ostad nuku, millel on AI mingisugune meelelahutaja, mis räägib lapsega ja võib rääkida ka rumalusi või teha lollusi. Ja siis mina kui tarbijana, kas ma peaks muretsema, et miks valitsus lubab müüa mu lapse sellist nukku või kui ma teen rumala otsuse, ma peaks ise siis võtan vastutuse, et see oli loll ost ja ma rohkem ei osta seda. Enne kui Kadrile me nüüd sõna anname, ma tahan veel ütelda, et mingisugusel hetkel kuidagi siis on nagu see maailmapilt nagu pöördunud, et kui me mäletame, siis kõik me tegime nalja ameeriklaste üle, kuidas McDonald's mingi kohvitopsika all oli kiri, et seda tuleb juua, mitte sülle kallata ja et kuidagi Ameerika on just olnud kogu aeg see maa, kus on nagu meeletult kõik olnud. See on nagu Euroopa see maa. Ja see on sellepärast, et Ameerikas on see kohtus käimise kultuur ja seal keelatakse just neid konkreetseid asju, mille üle on kohtukeis olnud, eks ole, kui ei ole, see on kõik lubatud ja ilmselt kui tuleb uuest aastast Ameerikas uus administratsioon, siis neid lubatud asju saab veel rohkem olema, keelatud asju saab palju vähem olema ja siis kui Tesla ise ütlevad autod, et võetakse piirangud maha, siis me näeme neid laipusid veel rohkem, kui me siiamaani näeme. Sellest tahaks ka rääkida. Aga selle asja nimi on product liability, eks ju, et kunagi tõesti võiks ju ka, et tolmuimejale kõiki nende õnarused, et paluks mitte teatud ihuliikmeid sinna sisse toppida ja kõik võikski panna need sildid juurde, eks ju, ja siis oleks ju maailm parem koht, aga kas nende siltidest nagu piisab, eks. Kas ei ole ka see vahe, kas või see vahe, kui Euroopa Fanta sisaldab mahla ja Ameerika on ainult keemias ja seal ei ole muud keelatud, eks ole, ja siis kas see on inimese enda vastutada, et kas ma joon seda keemiat või mitte, kui ma ei tea, et see keemia sees on, siis kelle asi on seda nagu mulle öelda. Aga Meelis, see on natuke muu asi tegelikult, et kui see juba on regulatsioonide või vabaduse asi, eks ole. Koostisained minu meelest peaksid olema selgelt reglementeeritud. See, mida me endale, kas me toodame jama või värsket mahla või mida me siis lubame, see on nagu väga õigesti tehtud, aga mis puudutab... Aga see sama asi kehtib ka AI ja tehnika kohta, see ei ole, minu arust ei ole erinev asi, see on täiesti nagu täpselt sama maailmavaateline asi, nagu Hans ütles just. Selle arengu, näiteks kui tööstuslikus kasutuses, kui me räägime nüüd mänguasja tööstuses, siis tõesti, aga AI ju tegelikult areneb ka sinuga koos, ta ju kasvab sinuga koos, see oleneb, mida sa sinna sisse nagu annad talle, mis sa talle eesmärgiks teed, eks ju. Ja sama ajal ma ütlen veel kord, laps läheb vannituppa ja pesumasin võib taga rääkima hakata. Ma nagu mitte, ma tahaks kõigile korraga vastu vaielda, aga ma ütleks, et me ei saa jääda siin sellesse mõtteviisi kinni, mille kohta on ka üks väga hea vanasõna, mis ütleb, et lapsi visatakse välja koos pesuveega ja minu arust Euroopa tegeleb ka sellega, et kui me nagu paneme kõik nii-öelda täpselt ühte patta ja vaatame nagu väga kitsalt, siis võibki juhtuda, et meie mahl, Fanta ja AI ja kõik on täpselt selles samas kohas ja me viskame kõik välja koos lapsed ja pesuveed ja ongi plats jälle puhas. Aga minu arust, kui te siin ennem
püstitasid teema, et mis on sellest aastast nagu meelde jäänud, siis minu arust minu jaoks kõige meeldivamaid asju on jällegi vaidluskoha küsimus kindlasti, aga on see, et lõpuks ometi Euroopa Liit on suutnud päriselt panna Apple'ile päitsed pähe ja see on toonud positiivseid tulemusi, sest et avanemine on olnud päris. Ja kui Euroopa Liidus ei oleks seda poliitikat, nagu see praegu on, siis Apple endiselt, ma ei tea, laseks ja käseks nii, nagu ise tahavad, eks ole, ja see minu arust on väga hea areng. Sa viitad nüüd sellele, et Apple on see, ütleme, platvorm, rakenduste pood, kõik on nende kontrolli all, üldse kogu tarkvara. See on lihtsalt kõige nähtavam näide, see ei ole nagu ainus näide, aga lihtsalt see on kõige selline asi, mida kõik teavad, eks ole. Ja, aga see on ka see koht, kus tuleb nagu hoida seda nagu balanssi, et lihtsalt praegu ikkagi mulle tundub, et Euroopa keerab kraane nii palju kinni, et see innovatsioonikraanid on ka kinni. Et miks ma pean kasutama OpenAI'd läbi VPN-i, eks ole. Ja see on iseenesest mõnes mõttes on see siuke tasakaalu küsimus, et on juba keeruline leida, eks ole. Ma olen ka tegelikult Meelis sinuga väga nõus, et väga ohtlik on teha üldistusi. Et mõnes Glenn ka, aga võibutan näppu, et ära ütle, et Euroopa teeb siuksed keerab kraane kinni, sest et see on nii lai üldistus, on ju. Väga palju head on tulnud sellest, kuidas me tehnoloogiat kasutame igapäevaselt tänu sellele, et me üle nende liikmesriikide reguleerime. Ma ei tea, need pistikud, USB-C, 4 tähte. Ja elu on nagu, ma ei tea, ma olen nii õnnelik, on ju. Aga mingites asjades jällegi me paneme nii tihedalt selle piirangud peale, et keegi ei julge Euroopast turule tuua millegagi. No kui üldse vaadata nagu seda pilti, mida peaks kinni keerama, siis ma nagu vähemalt ma nagu tahaks arvata, et ameeriklastega sellist kaubandussõda või innovatsioonisõda pidada on natuke mõttetu, kui meil selja taga röhitseb Hiina kogu aeg. Tegelikult on ikkagi Hiina see koht, kellega võib-olla peaks vaatama, milliseid kraane me kinni keerame, aga me oleme oma majandusmudeliga muutnud ennast sellistest temudest niivõrd sõltuvaks, et lääne inimene peaks kõigepealt oma tegudega näitama, et ei toeta seda, eks ole. Just, ja ma parandaksin võib-olla seda su eelmist ütlust, kus Hiina kopeerib. Tegelikult Hiina teeb tohutut innovatsiooni, aga kas samas on see regulatsioon, et sa võid teha väga hulle asju, mida me Euroopas ei lubaks, aga sul on riiklik järelevalve sellist, mida me ei kujutaks ka Euroopas ette, on ju. Ja see mudel on see, mille osas me valvsust ei tohi kaotada. Ja muidugi see on üldistamine, eks ole, et ilmselt Hiinast mingisugune võib-olla väga suur protsent kopeerib ja mitte nii suur protsent innoveerib, aga fakt on see, et hiinlased on muidugi ääretult tõhusad ja ääretult targad, neid on lihtsalt niivõrd palju, et nende seas on ka tarkasid inimesi palju ja siin on kas või paar näidet maailmas, kus Hiina firmadele ju laias laastus ei ole üldse midagi vastu panna, on droonindus, eks ole, DJI, telefonidest ja asjadest samuti rääkimata, et ega siis nad teevad asju hästi, aga samas on ka näha, kui me vaatame ka kuulsaid Hiina telefone, et millegi pärast selle kasutajaliidese osas Hiina ikkagi kopeerib jällegi ameeriklasi, võib-olla lihtsalt sellepärast, et nad ei tunneks muidu eurooplaste hingeelu justkui, et võib-olla nad teekski mingisuguseid värvilisi õhupalle, mis ei lähe siin regioonis peale, võib-olla sellepärast nad siis kopeerivad. Aga teistpidi ja kolmandat pidi ka see aasta tähendas ju seda, kui meie turule jõudsid Hiina autod, alates siis Oorast, mis ju samamoodi iseenesest on kopeeritud, on võib-olla liiga järsult öeldud, aga lihtsalt seal töötavadki Euroopa inimesed ja tegid eurooplastele meeldivaid asju, aga tegelikult seal taga on ju kõik need hiinlaste kõrvad ja palju nendest nüüd siis on valitsuste käes ja palju ei ole ja meil ei olegi siin midagi öelda, et aga lihtsalt suures pildis ma nagu sellega oleks küll nõus, et hiinlaste sellist mõjuvõimu peaks vähemalt sama usinalt üritama ohjeldada kui ameeriklaste siin mingit innovatsioonikäike. Praegu tehakse minust seda just ikkagi rohkem, et ameeriklaste käike ei ohjeldata üldse nii palju kui hiinlaste oma, aga küsimus on ka selles, et kuhu me sellega selles mõttes jõuame, et me oleme ikkagi sellest nii sõltuvad, et see on väga keeruline on seda teha ilma mingite vastukäikudeta, mis meile väga valusad on. Kas me oleme seda valu nõus taluma, eks ole? Suures pildis võiks ikkagi ma nagu hindaks maailmavaateliselt asju lihtsalt nii, et ma tahaks usaldada neid firmasid või riigikordasid, milles mul meeldiks ise elada. See on huvitav aeg, jälle me jõuame sinna, et muutuste aeg on, eks, et praegu asudes siin Venemaa külje all on ju ja teades nagu seda, mis toimub energeetikasektoris ja mõeldes üldse, et
kui väikseks on muutunud maailm, eks ju. aga et kuidas siis siin väikse riigina või olla nagu ühtepidi sõltumatu, teistpidi kogu aeg olla sõltuv teistest. et see minu meelest on väga huvitav, et ühtepidi, mis puudutab tehnoloogiat, aga kõik see on ju seotud, et näiteks täna suvel olles seal arvamusfestivalil kuulates siis politsei telgis kuulates, et maailma parim politsei on ju, Eesti politsei selline nagu aasta tulevikuvaade. Et mida see siis tähendab? Mõte oli selles, et aasta tuleviku, see oli nagu tuleviku visioon, eks ju. Et maailma parim politsei, see ei ole mõelnud mitte selle järgi, et päriselt maailma, vaid nagu öeldes, mina olen maailma parim, selles vaates, eks ju. Ja vaade oli siis see, et kuhu see turvalisus ja kuhu me läheme. Ja siis mina tegelikult küsisin küll, et kas ikkagi saame me sellest aru, et täna me ei patrulli Viru tänaval enam, eks ju. Et kuritegevus toimub nii suurtes kaugustest, et kui sul ise sa siis hakkad vaatama, et kas sul näiteks Facebooki juhtkonnas tuttavat on, et sa saaksid mingid asjad maha sealt võtta või ma ei tee nalja praegu, et kas sul Google'is on keegi, see ei ole üldse mitte, ma räägin oma konkreetsest juhtumist, eks. Et see, et sa mingit internetipolitseid kuskil hakkad sealt ülitama ja kes vabandage, et tänapäeval kuritegevus ju toimub hoopis teistel tasanditel ja siis, et kuidas me väikse riigina, et ütleme, vaatame, me räägime siin tehnoloogia mingitest äppidest ja asjadest, eks. Aga mis puudutab energeetikat, mis puudutab kuritegevust, mis puudutab selliseid valdkondi, mis võivad ühe inimese ikkagi väga elu ja riigielu ära rikkuda, et me peaksime kuidagi ikkagi ajaga kaasas käima ja selles mõttes on see regulatsioonid Euroopa raames meile küll väga rasket taluda Eestis. Teistpidi siin tasubki ju mainida, et ega ühelt poolt on ju riigid, aga teiselt poolt on ettevõtted, et iseenesest võib isegi omamoodi öelda, et ettevõtted on täna läinud ju riikidest suuremaks põhimõtteliselt. Me usaldamegi suuri ettevõtteid täna, nemad haldavad meie andmeid ja siis me üritame lihtsalt tõmmata seoseid riikidega. Jah, aga samas see, mida Kadri sa ütled, see toob minu arvates selle küsimuse sellest nagu vabaduse ja tagajärgedega tegelemise tasakaalust, et mis nüüd see aasta me oleme rääkinud väga palju on see, kuidas inimesed saavad kõne, nad usaldavad, et neile räägib võõras inimene mingit juttu ja annavad sellele võõrale inimesele siis üle mis iganes ligipääsud või otseselt raha või mida iganes. Ja see on nagu epideemiline, ma ei tea, haigus, mis käib. Mis toimub tehniliselt ju niimoodi, et meie sidevõrgud on üles ehitatud niimoodi, olgu see telefon või email, et sul on võimalik kedagi teist nagu kellegi teisena esineda. Meil ei ole sellist totaalkontrolli. Meil ei ole, et mingi riiklik agentuur, kes kontrollib kõigi kõnede päritolu ja salvestab kõik sisse tulevad numbrid või midagi sellist. Et see on nagu väga jube probleem, et inimesed kaotavad nagu müstilisi summasid, aga teisest küljest selline kuidagi totalitaarne lahendus on ju, mis oleks tehniliselt väga efektiivne. Me kõik vaatame, kuhu kõik kõned liiguvad, see on ka Eestis või Euroopas mõeldamatu. Et nagu me jõuame mõnes mõttes sama olukorrani, et kuidas me saaksime nende probleemidega hakkama, kus me ei taha tehnilist lahendust, me ei taha seda tehnoloogiat rakendada, mis on võib-olla olemas ja mis mõnes muus riigis toimib, aga ma ei tea, mis see on, rahvaharidus või? See on seesama asi, mida me juba siin enne me rääkisime teise külje pealt, et nii-öelda kelle vastutus, inimene versus tootja ja teistpidi seal tootja alla siis võiks ka liigitada täna selle küberkelmi, eks ole. Aga kuidas sa ütled vanaemale, kes on oma selle säästud 30 000 eurot üle kandnud kuhugi ja miks sa nüüd ei saanud aru, et see Swedbanki esindaja räägib suga sellist vene keeles ja kuidas see Smart ID PIN 2 talle annad, kas sa ei tea siis, et Smart ID PIN 2 on nagu... Oma emagi on otsinud palehingel PIN koode seal telefoni otsas kuni ükskord aastaid tagasi ja see veel nagu oli harvem, täna on ta ju kõikidel juba minu emeriitprofessorist emagi on aru saanud, et võib küll kelme olla, aga see on muide tõsine asi, et kuidas see andmekaitse ja kuidas meie vabaduste piiramine ja kust maalt see piir läheb, eks ju. Ja et kas me saaksime oma vanadele eakatele vanematele mingi kaitse kuidagi organiseerida selliste asjade eest, eks, et see on kindlasti väga kasva probleem. Minu arust on see ka sotsiaalse sidususe teema natuke, et helistage oma vanavanemate, rääkige nendega ja selgitage, mis maailmas toimub ja siis tegelikult nagu saate omavahel juttu rääkida ja lõpuks võib-olla ka
annate neile siukse immuunsuse mingite pettuste vastu. Ja et lastele ju samamoodi, et tegelikult oli, ütleme nagu sellise igasugused sellised atraktiivsed ettepanekud ja asjad, mis tulevad ju ka neti teel, et ega noorel inimesele samuti on süda ütleb midagi muud, eks ju, et sul on raske olla sa pead nagu usaldama ja usalduslikus suhtes olema oma lapsega, et ta sulle räägiks, aga kes me siis jõuame seda kogu aeg valvata ja lapsed on ju tuntud oma sellistes innovatsiooni käsitlustes asjades. Ja võib-olla nüüd enne kui veel edasi minna mõne järgmise teema juurde, ma tegelikult tahaks tagasi keerata, sest te rääkisite nii põnevaid asju vahepeal, ma ei saanud sekkuda. Aga räägime midagi väga maisest, räägime autodest. Ma saan aru, Kadri, sina oled ka osaline selleks, et valida aasta autot, on mul õigus, jah? Jaa. Aga te rääkisite siin, ütleme, regulatsioonidest, Glenn, sa rääkisid, et Hiina autod tulevad. Mina võtan nagu kaasa, mul on selline, ma kõlan võib-olla tüütuna, kes on saadet meil kuulanud, et ma paar korda olen rääkinud, aga minu jaoks on nagu autod on umbes seal, kus on praegu nutitelefonid. Vorm on valmis, funktsionaalsus on valmis, väga raske millega üle üllatuda. Ainuke asi, mille üle ma üllatusin, ma istusin YouTube'is see aasta ja vaatasin, kuidas Tesla autod sõidavad ise Ameerikas. Sest see, mis määral nad nagu automaatjuhtimist omandavad, kus nad sõidavad paremini kui mina, tuvastavad linnas kõiksugu takistusi ja suudavad teha, et see on väga üllatav. Tahaks seda ka ise proovida sõita. Jällegi, see on küsimus, et Euroopas seda ei lubata. Meil on selline mingisugused õppealgoritmid, kus on küsimus, et kes siis ikkagi vastutab, kui palju on see tootja vastutus, kas on risk või Meelis, nagu sa ütlesid, et kui me võtame neid piiranguid maha, kas siis on nagu oht suurem, juhtub rohkem õnnetusi või läbitud kilomeetrite kohta on tegelikult turvalisem, sest on vähem õnnetusi. See on minu jaoks huvitav küsimus. Aga võib-olla see on ainult mina üksi, et võib-olla teiste jaoks see on igav. Siin ongi ju see, et kui me saame neid piisavalt palju õpetada, siis lõpuks nad lähevad läbitud kilomeetri kohta turvalisemaks kui inimene, eks ole, aga see võtab aega ja palju õpetamist ja seda oleks vaja nagu rohkem teha. Omaette küsimus on see, et kuidas seda tehakse, kas seda tehakse, et mina ei ole erinevalt sinu saanud neid Tesla videosi näinud, küll ma olen näinud neid statistikaid ja artikleid, kus mulle, võib-olla ma olen naiivne, maalitaks hoopis teine pilt, kui kohutav see on ja kuidas see üldse ei tööta. Nii et selles mõttes mina olen niipidi aru saanud, et see on praegu ikka väga lapsekingades ja aga samas jah, ma olen ka sellega nõus, et kui sa seda ei õpeta näiteks siin Euroopas, siis sa seda kasutada ei saa, eks ole. Teine asi on see, et see on jällegi sinna autofilosoofiline, aga mulle tundub, et see on samamoodi valedel alustel, nagu on valedel alustel praegu AI õpetame, kus me paneme meeletud serveriparke ja üritame nii-öelda tohutute andmemassiividega neist siis nagu neid selle AI-le pähe virutada ja loota, et midagi jääb külge. Et samamoodi minust nende autod õpetamisel, et me paneme sinna, üritame AI-ga neid kaarte lugema panna ja nii edasi, aga mina näen, et see võiks minna teises suunas, et me õpetame AI liiklusmärke ja olukordi tundma ja mitte neid nii-öelda kaarte jälgima, et peaks lõpuks see auto peaks suutma ise sõita ka seal, kus sul ei ole kaardikatvust või kus sul ei ole internetiühendust, eks ole. Aga ma natukene tunnistan, natukene on siuke rehepapp või selline, et mul tundub, et ameeriklased on selle raske osa enda kallale võtnud. Seal on tõesti, Meelis, nagu sa ütled, on olnud intsidente, õnnetusi, hukkunutega avariisid ja nad on oma sellise julgusega sellest maksnud. Ja vabandust, ma olen selline, et ma ütlen, et nüüd on see, ma näen, et see on nii kaugel, see tase on algoritmil nii kõrge, et äkki nüüd lubaks Euroopasse nad ka, sest ta on tõesti ohutum linnas. Ja ma olen nõus, et tegelikult seda võiks Euroopas teha, et me selle vastu midagi, et tegelikult võib-olla meil on bürokraatiat selle koha pealt liiga palju. Ja tegelikult ka see, et võib-olla ma natukene nagu jätsin vale mulje, et tegelikult kui me vaatame neid Tesla õnnetusi, siis päris paljud on ikkagi, päris paljus on selles süüdi inimesed ise, kes on kasutanud neid mitte nii, nagu on Tesla ette öeldud, eks ole. Et ka see on nagu tegelikult, me ei saa päriselt nagu tootjad süüdistada või me süüdistada võllegi inimest ennast. Aga jah, et kindlasti seda õpetamist võiks nagu kuidagi rohkem teha, kui ta praegu on, et selle kohalt ma olen nõus. Ma mõtlen seda, et vaata, et kui huvitav me siin täna räägime, et ilma juhita on ju liiguvad autod, et muidugi minul on alati see mõte, et kas ta ka teab, et vaata, et mina tean, et ma tera ei ole, aga kas kana teab ka, et ma tera ei ole, eks ju. Et kas nad ka minusugust nagu seal liikluses taluvad, on ju. Et alati mõtled seda, see inimliku eksimuse ja vaatab muidu seda asja, et ma kujutan ette, mina tõesti arvan, ja
olen innovatsiooni absoluutne pooldaja ja arvan, et kõik need asjad ja et auto on tänapäeval ikkagi või muutumas ja muutunud mitte luksusesemest sellisena tarbija igapäevaelu kergendav vahend. Aga me ju täna siin Eestis ikkagi, vähemalt Eestis, siis arutleme ja suur debatt, et kas ikka elektriautod ja mismoodi ja et äkki ikkagi peaks pöörduma tagasi umbes peaaegu, et ma ei tea. Kiviaega. No just, eks, et kaevame kõik need välja, mis meil maa sees on ja lõputult, eks. Aga see, mis on nagu elu või selle stressi kõige suurem allikas, no ma lähen jälle siuksest nagu kondiaurumootori juurde tagasi, et see on müra, on ju. Ja mina olin ka alguses arvasin, et tegelikult ei ole ju mingit vahet, on ju, mis see auto peas, et 4 ratast ja nii edasi, kui mul lihtsalt meeldib olema ausalt, et mulle meeldivad ilusad asjad. Siis, et see mul oli nagu auto puhul oli oluline, et ikkagi oleks hästi ilus naiste rahvana. Ja võttis ainult ühe korra mul istuda elektriautosse, lihtsalt ühe korra, sõites Pärnusse ja tagasi ja müüdud. No lihtsalt elus, saad aru, see vaikus. Sellepärast, et müra on ju see, mis kõige suurem, vaheliselt on nagu mäekõrgune ja miks on nagu elektriauto eelistus nii suur, on see, et sa tuled, sa sõidad Pärnusse tagasi ja su väsimus on 0. Et tegelikult on ka jälle Soome rahvusooperis töötades lugematu arv koolitusi müra nagu kahjulikust meie tervisele. Ja see, me võime ise arvata, et me elame lennujaama all ja et ma olen harjunud, aga aju ei harju kunagi. Vaata, kesknärvisüsteem ei harju kunagi. Ja see vahe, mis on elektriautodel nagu sinule inimesele nagu tegi seal sees selle mugavusele ja olekule, see on lihtsalt nii mäekõrgune. Nii et mis puudutab veel, võtta mult see juhtimise stress ära, on ju, no siis I'm your man. See on õige jah, mõnikord mõnel pühapäeva varahommikul linnas jalutades ja kui sõidab mööda ainult mõni üksik hübriid või elektriauto, siis kujutad korraks ette, milline võiks olla see linn, kus ei ole pidevat müra. Siin on ka üks asi, mis on olnud ka meil siin saates debatiks ja mis Glenile üldse ei meeldi, ma tean, ta võtab kohe sõda selle kohta, kuidas kõik väga halb. Aga kiiruse alandamine, et Hollandis või kuskil tehti see test, et kui Amsterdamis alandati kiirust 50 pealt 30 peale, siis müra tase linnas langes 3 korda või mingi see vahe oli nagu tohutult suur. Aga ma tean, et see on nagu üsna aeglane ja sõidab kohast, eks ole, aga et igal pool võib-olla peaks seda tegema, aga üldiselt on see, et kuskil kesklinnas nagu aegsamalt sõita, võib-olla see on ka nagu tegelikult ikkagi lahendus, et võib-olla see peagi sinna ronima üldse nagu autoks. Ma tahtsin sellest kinni võtta, sinna ei pea ronima. Mina olen nagu selles parteis, kes ütleb, et kui te kurat sõidate autoga, siis sõitke ja kui te ei sõida, siis ärge sõitke. Et mitte ärge sõitke autoga 20-ga, selleks on muud vahendid, üherattalised, jalgrattad, mida veel, need kõik sõidavad 30-ga. Aga talvel külmaga sa ei taha üherattalisega sõita. Ma tulen seal üherattalisega, Glenn, me leppisime kokku, ma tulen sinu juurde kooli, me läheme seal üherattalisega liikumas, ma ka Riigikogus üherattalisega käima läbi lume, aga seniks, kuni ma ei ole seal sinu juures käinud koolis ja ennast, siis ma tahan öelda, et mina olen täpselt see, kes liigub autoga, õudselt ebapopulaarne asi, eks ma tean, ma olen nõus kõik naabrid peale võtma, viime punktist A ja tegema seda sõidu jagamist ja mis iganes, aga ma tahan, mulle lihtsalt kirglik autofänn, midagi ei ole teha, nii et paluks innovatsiooni, tahaksin neid elektrivaikseid imelisi sõidukeid ja kas sõitke ka minu ees. Teine asi muidugi jällegi võib-olla mitte päris selle saate teema, aga üks asi, mis on nagu selle elektriauto ja eelise, mitte-eelise vaidluse ala, et väga paljud siis sellised diislifännid või nii-öelda elektriauto vastased räägivad seda, et oi, et aga elektriautot on sama pollution või selline looduse reostamine on ju tegelikult sama suur või suurem, kui on siis bensiinimootoriga auto tootmisel ja kasutamisel, aga keegi ei mõtle või paljud neist ei mõtle selle peale, et elektriauto puhul see saaste viiakse kuskile nii-öelda elektrijaama või see viiakse linnast välja, eks see kuskil kaugele ära ja see keskkond tegelikult, kus me elame, puhtab palju. Ja muidugi see on üldse väga suur vaidluse teema ja minust see on selline laest võetud, võib-olla palju öeldud, aga see on natuke siuke argument, et loll leiab ka alati vabanduse, kui ta ei taha midagi teha. Et ma arvan, viimane asi, miks keegi tossutab diisliga on see, et ta päästab maailmana. Et see on täiesti jabur jutt, et pigem on see võib-olla... Saavad 1500 kilomeetri ühegi peatuste sõita, kuigi see ei ole tervisele ühtegi pidi kasulik. Just, et see on pigem ikkagi see, et kas on nagu siuke viinamarjad hapud sündroom on natuke selle nimi, et ma nagu tahaks kõik selle autoga sõita, need elektriautod on jube kallides, mingid tõusikud sõidavad bussirajal minust mööda ja see on natuke see moment, eks meil kuidagi Eesti riigis üldse kipub olema selline, eestlased on ikka sellised Pearud ja Andresed on ju, et kui naabril on vaikuses sahistab ja minul ei ole selleks raha, siis naaber on ju paha inimene ja
ja nii see tegelikult on, et aga lihtsalt kõik normaalsed inimesed, kes on proovinud elektriautoga sõita, nagu Kadriga ütles, see sõitmine ongi parem, aga selge on see, et kui inimesel on vaja sõita päevas tõesti pikki vahemaid ja on töökohti võib-olla, mis eeldavad sellist sadade kilomeetrite läbimist, seal tõepoolest see on täna problemaatilisem, üldse ei vaidle ja on meil problemaatiline kindlasti ka just see kortermajade laadimise teema ja ilmselt on ka seal Riigikogus vaidlused olnud sel teemal, et nüüd just vist oli aktuaalne teema, et kas me hakkame jagama toetusi ka kasutatud elektriautodele, võib-olla versus hoopis sellele, et me toetame kuidagi seda laadimislahenduste poolt, et see on üsna selline kuum, mis on kartul või pall, et kuhu poole siis seda raha suunata, et see lihtsalt nagu tuulde ei lendaks. Aga teema tõstatus on igal juhul hea ja paremuse poole, et selles mõttes innovatsioon anname siis inimestel teha ja areneda, mitte ärme, eks ju, reguleeri ja katkesta, et selles mõttes on see naabri näide väga hea jah, et parem oleks siis, kui me kõik oleme siis vaesuses ja kurbuses. Nojah, ega muidugi selles mõttes väga tore oleks ka mõelda, et tõesti, et eestlased muutuvadki samasuguseks siis nagu soomlased või taanlased või rootslased, kes ka talvel tõesti võib-olla sõidavad jalgrattaga ja meil oleks need jalgrattateid ja mina olen ka selles parteis, kes ikkagi ütleb, et tore on, et neid jalgrattateid meile Tallinnasse tehakse. Muidugi on võib-olla mõnikord koomiline, kuidas neid ühel päeval tehakse ja siis teisel päeval pannakse 50 liiklusmärki jalakäijate jaoks sinna rattateele ja siis võetakse need kõik ära ja see kõik on natuke naljakas ja loomulikult kurb on see, et see toimub nagu maksumaksja raha eest see teater, aga samas midagi ikkagi toimub, see on väga suur asi. Mina vaatan seda, et see tehnoloogiline ütleme muutus on kõige põnevam siis, kui midagi, mis oli kallis, muutub kättesaadavaks paljudele ja täpselt see on see elektriautodega, mis sellise läbisõiduga auto, mida praegu saab, ütleme, keskklassi autoraha eest, oli 10 või 15 aastat tagasi nagu, ma ei tea, miljoneid maksis, võib-olla ei olnudki sellist. Ja ta tuleb, siis ta toob kaasa neid uusi küsimusi, on ju, kuidas ma laen seda, kas on järelturg, kas mul on vaja kuidagi soodustada seda või mitte, et need on väga põnevad asjad. Ja tegelikult need on kõik need küsimused, mida me praegu veel tegelikult meil ei ole häid vastuseid ja see ongi asi, mis elektriautode nii-öelda populaarsust pidurdab. Aga see on lahendatav. Meie hea kolleeg Indrek Jakobson kirjutas selle kohta ühe väga hea artikli keskmisest juhanist ja miks tema elektriautot ei osta ja seal ongi sama, et võib-olla see range'iks ajati või see, et ma kardan, et mul ei ole piisavalt palju, ei saa läbi sõita autoga, see on nagu kadunud, aga just see laadimise kiirus ja kus ma laen, eks ole, eriti kortermajades, kus mul ei olegi võimalik laadida, et tegelikult laadimiskohti peaks olema rohkem, nad peaksid olema mõistlikuma hinnaga, nagu rohkem kui bensukeid, eks ole, selles mõttes. Ja kindlasti ilmselt ikkagi praegu on üks probleem on endiselt siis laadimise kiirus, eks ole, mis ei ole nagu, mis ei näe nagu väga kiiret lahendust. Ja kolmandaks võib-olla ka see tegelikult, et tegelikult see nii-öelda ohutuse ja kindlustus ja see inimeste hirmude leevendamine, et see asi ei ole üldse nii ohtlik, kui siin räägitakse, sest väga häälekaid skeptikuid on, kes nagu päris tõtt ei räägi, kui ohtlik või ohutuse asi tegelikult on. Ja kolmandaks on ju tegelikult ka see, et ikkagi kindlustustega, et me siiamaani ei tea tegelikult päris, isegi kindlustused ei oska öelda, kas nad tahavad ja kuidas nad tahavad kindlustada ja või see, et kas mul 10 aastat vana auto aku peaks tänapäeval maksma, ma ei tea, 20 000, eks ole, või selles mõttes, et see nii-öelda vana auto uuendamine võiks olla soodsam, kuna tehnoloogia on edasi arenenud. See kõik läheb tegelikult paremaks, kui ta vanasti oli. Ja ma arvan ka, et läheb. Alustuseks võiks olla nii, et näiteks Solaris ja Parklas ikkagi diiselauto ja pargi elektriauto laadimiskohal. Just, et tegelikult see on seadusandluse küsimus, et tehke trahvid. Nagu nendele, kes pargivad oma diislit elektriauto laadijasse. Päriselt ka. See ei ole keeruline. Ma arvan ka. Hääletame kohe. 4-4. Aga minu arust tahtsin öelda, et väga head, mis sa mainisid Meelis, need energeetika, finantseerimine, kindlustus, need on kõik küsimused, mis tuleb lahendada ja ongi tegelikult hea, et see Harju keskmine Juhan ei ole veel võib-olla elektriautot ostnud, sest siis meil oleks järsku 100 000 inimesed, kes tahaksid seda ja küsis, kus on lahendus. Et küll me nüüd vaikselt saame need laadija taristu, minust see aasta on need kiirlaadijad üle Eesti ikkagi väga palju juurde tulnud, aeglased laadijad juurde tulnud ja siis on need kindlustusprobleemid, et need asjad lahenevad ja siis on järsku ühel hetkel turg valmis selleks, et toimub massiline tehnoloogia vahetus. Sa vaatad, miks mul see diisel on, miks ma ei osta endale seda nagu vaikset autot? Mis puudutab seda policy või poliitika küsimust ja mida ära teha saaks, siis tegelikult üks asi, mida nagu riik ära teha saaks, minu arust, mida ei ole tehtud, on ikkagi see, et kui me tahame, kui me võtame nagu riiklikult või üldiselt ühiskonnana
enda huviks selle, et me kasutame taastuvenergiat ja lähme elektriautode peale ja nii edasi, siis no päriselt ärge tõstke ampritasusid nendes kohtades, kui inimesed tahavad panna omale, kes tahavad müüa elektrit võrku, kes tahavad endale ehitada laadjaid. Et selles mõttes nagu see on nii jaburaks läinud, et kas see ei võiks olla poliitika, et riik nagu maksab selle kinni või kuidagi kompenseerib või tegelikult selles mõttes, et see nagu pärsib minu arust seda üleminekut väga tuhutult, kui ma ei saa endale nagu panna normaalset kaablit või normaalset kaitset, sest et see maksab lihtsalt nagu 10 000, eks ole, või et see on jabur. Jah, no siin ma veel autoteema lõppu ütlesin, et meil päris autosaateks ei rääks, aga selline kummaline vastuolu on ju ka üleüldse, et veel vanal heal bensiini või nafta ajal tegelikult kogu seda autoentusiasmi ja tööstust vedas just ka selline ralli ja kihutamine ja nii-öelda autoentusiastid tuunisid, sport, eks ole, panid turboid ja kompressoreid ja tõstsid rõhku ja mida iganes. Aga mulle nagu tundub kuidagi, et elektriautode ajastul on väga paljud nendest entusiastidest läinud elektri peale. Et tegelikult neid huvitab see elektri iseenesest rohkem. Et sest autoga sõita on nii palju parem, see on nii palju ägedam. Ja kuidagi sinna bensiinimootorite hulka on jäänudki nüüd nagu need vanad londilohistajad, aga teistpidi on seal ka see sport. Et teistpidi me näeme, kuidas autosport nagu ei suuda selle elektri peale minna, noh igasuguseid põhjused on ja kuidagi ongi siuke hästi nagu äraspidine seis, et kuidas sa siis nüüd autorallis, eks ole, näed, et mingi turbomootor müriseb, aga teistpidi peaks nagu hoopis propageerima kuidagi seda elektrivärki, teistpidi see igapäeva autoentusiast ei viitsi enam ammu nende turborõhkudega möllata, on ju. Et see on nagu väga siuke kuidagi harali on läinud see fookus praegu. Aga vaata kui huvitav, mina olin lapsest saadik kirglik mootorrataste fänn, on ju, ja miks ma seal just sööraja sõitu, mitte seda suurt ringrada, miks see oli see lõhn. Vaata, see adrekas oli õhus, on ju, võtad sa selle sealt tagant ära, on ju, et noh, võib-olla polegi üldse see, et kiviklibu lendab ja selline nagu tugev siin on ka jällegi täiesti selles mõttes selline maailmavaate küsimus, eks ole, et kui me enne rääkisime, sina rääkis sellest, kuidas sulle meeldis see, kui vaikne kõik oli või noh, ja üks asi, see ongi see, et mina kes ma ei ole nagu suur ralliauto fänn, et mind ka nagu väga ei paelu see müra, mida väga paljud nagu selle mootorspordi juures just nagu hindavad, eks ole, et asi peab ikka plärisema, siis on nagu äge asi. Ja minu jaoks oli ka nagu elektriauto esimene kogemus oligi just see, kui ma sõitsin 10 aastat tagasi praeguseks juba või sain esimest korda istuda Tesla Model S-is ja siis kõige suurem efekt oli ikkagi see, kui see tohutu kiirendus samal ajal nagu haudvaikuses. Ei saa arugi, eks ju. Jah, et see oli nagu see vau-efekt ja mina ei tahaks, et see automüra teeks, aga samas ma arvan, selliseid tulihingelisi autospordi fänne me ei veena kunagi ümber, et üks hea sportauto võiks olla vaikne, eks. Et see on nagu... No minust see aasta jõudis meil ka Eestisse see elektriauto, mis... See, mille pärast me tegelikult oleme endale elektriauto soetanud vaikus, on ju, meil on võimalus see tagasi pöörata. Lisaks ta simuleeris ka käiguvahetust, mis on veel jabunud. Just, et ei noh, olles, eks ole, ise siin ikkagi sõitnud ja omanud korraga nii bensiini ja elektrimootoritega asju ja kaasa arvatud ka mootorratast, millega ma käin ikka siin ju teeme mingid matkasid lähemal ja kaugemal. Ma iga kell vahetaks kõik need elektri vastu, kui ma saaks tõesti nagu probleemavalt sõita, et ma teeks väga hea meelega motomatka elektrimootorrattaga, sest elektrimootorrattaga sõitmine on üüratult lõbus. See on vaikne, see kiirendus on nii kohe, mitte et tavaline võimas bensiinimootoriga mootorratas ei kiirendaks, aga lihtsalt mulle tundub see, bensiinimootor on selline ajalooline jäänuk, mis on küll tänaseks väga heaks tuunitud ja tal on need eelised, et ma lähen bensujaama ja lasen seal ruttu paagi täis ja kihutan tõesti edasi, kui ma tahan. Aga mootorrattaga ka täna minu läbisõit on paagiga seal 250-300 kilomeetrit. See ei ole üldse ju rohkem kui elektriautol. Küsimus on pigem selles, et tänast mootorratast sellises hinnaklassis ei ole veel olemas ja ma ei saa tõesti seda nii ruttu nii-öelda siis täis laadida või täita. Nii et igal juhul ma vahetaks iga kell kõik need töristajad elektri vastu ja ilmselt tehtaks, ma kujutan ette seda ka rallis ja mujal spordialadel, aga pigem ongi täna ikkagi just probleemiks elektri kaasavõtmise lihtsus ja laadimine, et see on see, mis selle keeruliseks teeb, miks me ikkagi bensiiniga asja. Aga
ma ikkagi korraks viskan mingi võib-olla siukse naiseliku natuke aspekti siia, et tegelikult ma viin võib-olla lahku see igapäevaelu ja sellise nagu ekstreemspordi või siukse nagu mitte ekstreem või spordivaldkonna, et tegelikult nagu ka ma viiksin nagu muusika kuulamise lahku selle igapäevase informatiivse kuulamise siis sellest meeletust elamusest, eks, et üks on akustiline kontsert, siis võimalikult heas, kus juba lisandub ka see ruum, eks ju, ja teistpidi siis striimingud ja igasugused, ütleme, Põhjamaade sümfooniaorkestri on ka digitaalne kontserdisaal, kus sa oled meiega nagu kaasas, eks ju, saad osa sellest kontserdist, aga sa ei saa seda, mis seal saalis saab, see 1000 inimest. Ja sama ma ütleksin siis motospordi kohta, et tegelikult ma sünniaasta 72 tahan säilitada seda, et see meeletu 500 kuubikuline must sealt mööda sõitis ja mis tunde see minust tekitas, on ju, ja see hääl sinna juurde ja natuke kive ka silmaauku, on ju, et ja siis minu igapäevase sulgkerge kulgemine. See nagu seesama auto, millest me ka rääkisime, mis teeskleb käike ja müriseb. Ka ise sellega sõites mõnda aega, no selge oli see, et enamik aega ma sõitsin vaikuses, aga lihtsalt mõnikord siis jah, ma müristasin natuke, eriti kui ma tahtsin võib-olla kellelegi näidata, siis oli äge, et ta lihtsalt oli nagu 2 ühes. Eks ta on siuke valikuvabaduse masin, eks ole. Glen, sa räägid nüüd naisterahvaga, kes aastaid veenis ennast selles, et manuaalkast on parem. No ma ei saagi aru, ma tahan öelda miks, sellepärast, et aastaid oli ka see, et kui see käiguvahetus ei olnud õigel, vaata sa sagedusi kuulad, muusikaline kõrv on ju. Minu meelest oli valel kohal, vaata, ma oleks ammu juba, ta vahetas nagu liiga vara, vaata seal tõk, eks ju, ta ei vaheta nagu just, eks ju, mul oli väga paha seda kuulata, ma oleks tahtnud ikka õigel ajal, vaata, vaheta või ära, täna enam ei ole neid muresid. Kahtlemata. Meil on väga toreda, mõnusa spektriga aasta viimane saade täna. Akustilise käiguvahetuseni välja, poleks oodanudki, see on tore. Võib-olla kui me ikkagi praegu oleme siin kõiki nagu, no ma ei tea, kas ikkagi rohkem võib-olla kiitnud kui laitnud, et kui kasutades ära, et Kadri meil siin saates juba on, et kas sul on ka midagi, mida sa näed kuidagi siukse väga negatiivse poolena, et mind just nagu huvitaks, kas sa näed sellist, ütleme, et kui sa tahaks mingisuguse tehnikavidina ära kaotada või mingi trendi ära kaotada või koolis meil keelatakse mobiile ja et kas sa näed ka kuidagi sellist tonti, mida siin mõned uudistekanalid meil võimeldavad, kui paha see digi on sul mingi siuke konkreetne asi ka öelda? Vaata, Eesti on selline väike arukas maa ja mina arvan, et ma tean, et maailmas siin keelatakse nutiseadmeid ja asju ja mina arvan, et Eesti seda teed ei tohiks minna ja miks ma seda arvan, sellepärast, et meil siiski on tublid lapsevanemad ja haritud rahvas ja see interneti kasutus ja üldse ja telefoni ja digiseadmete kasutus on üks meie selliste, nagu öeldakse, parim asi eksportida on meie aju, on ju. Eestlase aju. Et siis ma tahaks, et see terve mõistus säiliks ja et kuidagi me leiame siin uue aasta käigus, miks mitte, selle tasakaalu, et inimene jääks alles ja suudaks aru saada inimese väärtusest versus siis selle digimõtete ja digisüsteemide väärtusest, nii et me ei peaks nagu tegema nagu suuri piiranguid sellepärast, et lihtsalt piiranguid teha. Kas sa arvad ka seda, et see sama probleem on probleem, mis läheb iseenesest üle, et me nagu harjume ära sellega ja inimesed, kes praegu nii-öelda kahtlustatakse, võivad sattuses sõltuvusse tehnikast nii edasi, et see nagu, kui ma ütlen, me harjume sellega ära ja kehtestame ise endale piirid ja siis me peame neist kinni nagu kuidagi automaatselt. See võib ka nii olla, et ma arvan, et on väga paljud inimesed, et kui paljud teist koguvad vinüülplaate juba, on ju. Et see on samamoodi, et mingi asi teeb ringi ära. No paljud teevad seda. Paljud teevad, et tegelikult et isegi tänapäeva minu 15-18-aastane poeg juba on jõudnud selleni, et ja hästi paljud asjad käivad ringi, eks ju, et see innovatsioon läheb tagasi juurte juurde ka tihti, et minnakse laine alla, et laine sind uuesti tõstaks, eks. Et ma tahaks loota, võib-olla ma aasta pärast ütlen teile midagi muud, aga ma ei ole piirangute teed, ma ei ole keelu usku. Aga kui sa praegu just mainisidki, et oma poegi sellistes vanustes, et see on ju täpselt see aeg, mis siin on nüüd olnud eelmisel aastal, kõik plahvatas see, et keelame kõik mobiilid ära. Kuidas neil on? Kas nad vahtisid sul või vahivad, eriti siis just 15 aastane, et kuidas see tahvlid ja mobiilidega suhted on?
Väga head suhted on, aga rohkem tegelikult tänapäeva noored on, vaata alati öeldakse, et noored on hukas, on ükskõik, kui sa vaatate 100 aastat tagasi, 200, tänapäeva noored minu meelest on fenomenaalse spordiusku inimesed, vaata, ei ole enam need asjad, mis on jõusaalid on, eks ju, on spordiväljakud, on ambitsioon, on teistsugune, et ma arvan, et tee järgi või maksa kinni, ütleksin ma endale. See on muidugi see üllatav, et noh, mul on lihtsalt tunduvalt noorem laps, aga noh, põhimõtteliselt sport on üks nendest paljudest asjadest, mida ta teha absoluutselt ei viitsi, et selles mõttes, et võib-olla tõesti on see nii, et võib-olla jah, mõni leiab sellise suuna ja siis kohe möllab, et noh, teistpidi mulle, noh, kui ma ise vastaks sellele võib-olla oma küsimusele, mida ma sinu käest küsisin, et mulle on tundunud, et ühtepidi on see internet ja kogu see sotsiaalmeedia ja kogu see nagu informatsiooni sekundiga levimine andnud nagu jube hea võimaluse näha meile nagu inimvõimete tippe hästi kergesti, noh loomulikult kogu selle pasamere sees, aga siiski sealt eristuvad sellised noh jutumärkides heas mõttes need Jacob Collierid ja võib-olla igasugused muud geeniused, keda me nii kergesti nüüd näeme. Ja siis teistpidi tekitab see kohati sellise depressiooni, et eriti loomingulistel aladel, et ükskõik kui hea milleski sa nüüd oled, sa näed kohe, et keegi on sinust 1,000,000 korda parem. Ja kui sa ei näe seda juhuslikult 5-aastaselt, siis on rong läinud. Ehk et ja noh, ma enda lapse pealt nägin siin ka, ta siin õppis viiulit ja nii edasi, et ma näitasin talle mingisuguseid viiulivirtuose ja selle asemel, et tal tekiks olla motiveeritus olla sama hea, oli tema esimene mõte, aga ta ei saa kunagi sama heaks. Miks ma peaksin vaeva nägema? Ja, aga vaata, tegelikult selles mõttes hästi huvitav, et sa sellest räägid, sest et vaata, kui meie olime lapsed, siis noh, mind pandi klaverit õppima, keda pandi oboed õppima, keda pandi, miks neid pille pandi õppima, sest temal oli huvi selle pilli vastu, on ju. Seda küll, nii, täna, mida sa teed? Lapsevanem vaatab musical chairs, on ju, vaatab saadaval 360 vacancy't vaba kohta viiuli siis orkestrisse, üle maailma 4 klarneti vaba kohta ja 2 oboed, on ju. Nüüd, mida sa paned õppima, tuleviku perspektiivi arvestades 360 ikka viiulit, eks. Sa vaatad, mis on nagu see noh, võimalus edu saavutada ja üldse töö saamise mõttes, kui sa nagu noh, niimoodi mõtled. Vaat see informatsioon, meie valikud on hoopis teised ja teiste, aga mina olen väga seda usku, et üldiselt inimesed teevad oma valikud lõpuks ikkagi ise, et sa võid suunata ja võid teha ja tehnika on siiski vahend, mitte eesmärk ja kogu see digimond, nii et see on tegelikult, ma arvan, et elu toimub ikka samal ajal, kui meie teeme teisi plaane. Jah, no ma ei tahtnudki seda öelda, et peaks nüüd interneti ära keelama ja YouTube'i kinni panema, sest väga tore on neid talente vaadata. Aga samas ma nagu võib-olla mõtlen jah, et noh, ma ei tea, kui ma oleksin ka mingisugused umbes 100 aastat tagasi klavereid või muid pille õppides kohe näinud seda, kui jube hästi seda keegi teeb, et võib-olla oleks ma ka äkki tundnud nagu seda, et noh, ma ei saa iialgi nii heaks, et pigem ma panin omal selle noodi ette ja harjutasin heliredeleid ja ma ei saanud nagu juurdepääsu sellele veel kohe, nagu ma ei näinud seda nii-öelda siis ma nägin järgmise kurvi taha, aga ma ei näinud nagu päris seda sihtpunkti, kus siis võib-olla mõned jõuavad, nii et see segane jutt lihtsalt tähendaski see, et seda balanssi on ausalt öeldes päris keeruline leida, millal siis selline info metsik üleküllus on sulle pigem nagu inspireeriv või pigem hoopis viib selleni, et sa lööd käega ja lähedki tugitooli tagasi. Glenn, ütle oma tütrele minu poolt edasi, et parem on olla ikkagi väike kala suures vees. Siis on nagu maailm palju huvitavam, mitte suur kala väikeses vees. No jah, see on väga filosoofiline ütlus, ma jätangi selle meelde, miks mitte muidugi. Aga võib-olla selle mõttega, et eks meil on palju õppida nooremalt põlvkonnalt ja edasi on nooremale põlvkonnale ja vaadata, kuidas tehnoloogia meid on siis sel aastal saatnud ja kuidas ta lõpuks ikkagi on vahend, olgu ta nii intelligentne kui tahes ja kuidas ta ka järgmine aasta võime olla täiesti kindlad selles, et see kõik veel muutub, miski ei püsi paigal ja tehnoloogia muutub veel intelligentsemaks. Aga meid huvitab ikkagi inimene ja kuidas me inimestena seda tehnoloogiat kasutame. Selle mõttega tõmbame 2024. aasta siin saates kokku. Ütleme aitäh kõigile kuulajatele, aitäh kõigile rääkijatele, aitäh meie külalisele Kadri. Aitäh. Ja teilt, head kuulajad, ootame veel ka teie aastalõpu kirju ja soove ja küsimusi nagu kogu läbi aasta aadressil digisaade@geenius.ee. Ja pärast kirjade saatmist soovime teile kõigile ilusat aastalõppu ja veel toredamat uut algust.